Tallinna-Pärnu-Ikla maantee ehk Via Baltica ehitus peaks võetud kohustusena valmima aastaks 2030. Tee ehitaja hinnangul võib ehitus kesta aga 100 aastat, sest raha jääb puudu. Kui tee 30. aastaks valmis ei saa, võib see kaasa tuua trahvi Euroopa Liidult. Via Baltica kuulub Euroopa põhimaanteede võrku. Kuna sellel maanteel on tegu suure koormusega, siis tuleb Eestil vastavalt 2013. aastal sõlmitud leppele see ehitada turvaliseks 2030. aastaks. Euroopa Liit aitab ehitust ka rahastada. Transpordiameti teehoiukava juht Tarmo Mõttus ütleb, et suur osa teest pole veel valmis. Raha oleks ehituseks juurde vaja järgmisel aastal, kuid suuremahulised tööd jäävad aastatesse 2025 kuni 2030. Kokku on selleks täna puudu veel 353 miljonit eurot. See tähendab seda, et lähituleviku suuremad väljakutsed on just rahastamisega seotud. Oleme siis otsimas võimalusi täiendava raha kaasamiseks nende teeobjektide ehitamisele. Taristuprojektide ehitamisele keskendunud ettevõtte TREV2 juhatuse esimees Sven Pertens ütleb, et 2030. aastaks Via Baltica valmis ei saa. Kui me räägime kogu Via Balticast ja peame silmas seda maanteetrassi ja räägime 4-rajalistest teedest Läti piirini, siis hetke parim ennustus on umbes 100 aastat, natukene pigem rohkem kui vähem. Pertens lisab, et riik on vähendanud investeeringuid teede ehitusse ja samal ajal on tõusnud hinnad. Praegu üks projekt on veel käimas, mingi väiksem projekt, suhteliselt väike projekt veel käivitub, aga pärast seda paistab, et tuleb pikk vaikus, riigil investeeringuid ei ole, pikka plaani ei ole, ettevõtjad on ühel hetkel sunnitud oma koosseisi koondama. Riigikogu majanduskomisjoni liige Andres Sutt ütleb, et praegu pole veel teada, kui palju riik järgmisel aastal teede ehitusse panustab. Ühendused kindlasti on prioriteet. Ma arvan, 100 aastat on selgelt liiga pessimistlik, aga tõsi on see, et riigi rahalised võimalused on piiratud ja millised need saavad olema järgnevaks aastaks, sõltub väga palju sellest, kuhu me jõuame riigieelarvestrateegia läbirääkimistel. Tarmo Mõttuse sõnul ei ole veel teada, millised võiksid olla sanktsioonid juhul, kui Eesti ei suuda Via Balticat ehitada valmis 2030. aastaks. Tavapäraselt rakendatakse ka trahve sellistel puhkudel, kuid teedeehituse eesmärkide täitmise kohta meil täna kogemus või praktika puudub.